Tervist, olen Iljar Kohvinavalt ja täna on kolmapäev 5. mai aastal 2021. Ja kuna eile saabusid postkastiga maikuu ajakirjad Müstilised lood, Saatussaladused ja siis ma teeksin ka ülevaate nendest, sest nendest on minu intervjuud sees. Ja samuti ka teen ülevaate reedel 30. aprillil mul 4 teatajast. Aga nüüd siis alustame siit. Ajakirja Saatussaladused esikaane lugu on Merili Timmerist. Merili ja Kirsti Timmer, ema ja tütar on parimad sõbratarid. Intervjuu on siis lehekülgedel 22, 23, 24, 25, 26 on foto ja 27 ning 28. Nii et siinkohal võiks öelda seda, et Eesti selgeltnägijate tuleproovi saate selle hooajal võitis siis Merili Timmer. Ja tema õpetajad siis olid Keit Teero ja Helve Uttunen-Tamm. Nii, maikuu ajakiri Müstilised lood on minult lehekülged 48-49 intervjuus Eesti esistrippar Marko Tasasega, et kui ta kaotab hamba, siis kaotab oma elust olulise inimese. Eesti esistrippar Marko Tasase unenäod on väga tähenduslikud. Uurisingi Marko Tasaselt, et mida või keda ta unes on näinud ning mida see ilmsi on tähendanud ja kui noored said esimest korda unenägudest aru. Nii et siinkohal tervitan ka Marko Tasast, sellepärast et lavalaudadel oleme ka meie kokku saanud ja ta annab mulle kenasti ära intervjuusid, nii et soovin sulle, Marko Tasane, edu ja jõudu sinu meelelahutuslikus töös. Ja lehekülgedel 62 ja 63 on minu intervjuu selgeltnägija ja teadjanaise Helve Uttunen-Tammega. Ütleks ka niimoodi, et Helve Uttunen-Tamm on töötanud ka Pärnu Postimees ajakirjanikuna vist krimiuudistes, nii et selle kõige rohkem on mul meelde jäänud see asi, et olla saanud isegi politsei käest võtta, sellepärast et kuna ta on selgeltnägija, siis on ta kippunud alati esimesena jälle õnnetuspaika kohal, et ta näeb ette neid sündmusi ära. Ja kunagi oli ta vist avaldanud ajalehes sellise loo, mida poleks tohtinud avaldada tegelikult, aga ta avaldas seda oma nägemuse järgi sõnaga, et see oli sellist informatsiooni sisaldanud, mida poleks tohtinud avaldada. Nii et vaat sulle. Et Helve Uttunen-Tamm ütleb, et olen üksik hunt, see tähendab, et mulle istub töö üksi. Et Helve Uttunen-Tamm osaleb Eesti selgeltnägijate tuleproovis juba teist korda ja nüüd on tema õpetaja rollis. Ta ütleb, et ta on üksik hunt, sest talle meeldib teha tööd üksinda. Ja siis üks tema õpilane siis samuti Merili Timmer oli saates. Nii et saate siis lugeda. Ja nüüd siis asume siis 30. aprilli 4 teataja juurde, mis ilmub nagu igal reedel. Esilehel või kaanel on kohe, et nõid Allan Saarm ennustab, mis koroonakriisist ja valitsusest saab. Leheküljel 3, et Allan Saarm, et iga võttepäev on ettearvamatu. Allan Saarm on kunstnik, et tunnetaja, kelle tegevust Eesti selgeltnägijate tuleproovis on väga huvitav jälgida. Nii et siin sai tal esitatud palju erinevaid küsimusi. Ja 4 teate leheküljel 23 on olemas siis ka niisugune, nagu ütleks, suure pealkirjaga lugu, et Allan Saarm ennustab, et valitsus jääb püsima. Et ajakirjaniku palvel võttis Eesti selgeltnägijate tuleproovi üks staar oma tarokaardid ja uudistas, kuidas meie valitsus edaspidi hakkama saab. Nii et siis kel huvi, et ostab või loeb 4 teatajat. Ja lisaks selle kõigel on ka 4 teatas leheküljel 6, et raadiojaam teeb tervitajatel vahet. Et Helme raadios vahetus peatoimetajaga, positiivseid muutusi pole endiselt näha.
et kuna Elmari raadio senine peatoimetaja Mari-Liis Mõnnik läks lapsehoolduspuhkusele, asus Elmari peatoimetaja ametikohal taas Andres Panksepp, kes on Elmari raadio peatoimetaja, kes oli Elmari raadio peatoimetaja ka Elmari raadio algusaastatel. Nii et aga jah, paraku on nii, et Elmari raadios ei ole mitte midagi muutunud, sõnaga, et on seal Andres Panksepp, on seal lehm, kana või pull ja sõnaga, et vahet ei ole, kes see peatoimet on, et ühesugune taljatants käib seal endiselt, nägude järgi loetakse tervituskirju eetrisse ja nii see asi käib, nii et et omamoodi on ta väga kurb, et selliselt need Elmari asjad käivad, aga no mis sa teed, et jah. Et see Elmar ei ole üldse kuulatav raadio, kuna ta käitub selliselt. Ja sellised teemad siis jälle minult siis 30. aprilli 4 teatas ja maikuu ajakirjades müstilised lood ning saatuse saladused. Nii et sel korral siis sedamoodi, nii ütlen mina, Hillar Kohv Viinavalt.